aga miks ikkagi see klaaspult tõmbas neid väikeseid plasmassi tükikesi enda külge? Tundub nagu laetud kehad tõmbaksid teisi. Kui täpne olla, siis nii see ongi. Ainult, et laetud kehad tõmbavad või tõukavad teisi laetud kehasid. Ning füüsikas kirjeldab seda selline Coulombi nimeline seadus. Meil on jõud, millega laetud kehad kas tõukavad või tõmbavad üksteist, mis sõltub nende laengust. Ühe keha laeng on Q1, teise keha laeng on Q2 ja ka nende vahelisest kaugusest. Nende vaheline kaugus ja ruudus. Teeme nüüd joonise. Meie üks kehake, teine laetud kehake, nende vaheline kaugus on R ja mõlemile mõjub jõud F. Seega, mida suurem on nende vaheline kaugus, seda väiksem on see jõud, aga samas mida suuremad on nende kehade laengud, seda suurem on see tõukav või tõmbav jõud. Aga kuidas nüüd on, et mis juhul need kehad üksteist tõmbavad ja mis juhul nad tõukavad? Selleks tegi Koit meil ühe sellise katse. Tal oli 2 väikest labidakest, mis olid valmistatud erinevast materjalist. Kui ta neid nüüd omavahel hõõrus, siis need labidakesed laadusid. Üks sai ühe laengu, ütleme näiteks miinuslaengu ja teine sai plusslaengu. Nüüd oli meil üks selline pisikene hõbepaberist kuul, mis rippus niidi otsas. Kõigepealt puudutasime seda kuuli ühe labidakesega. Ütleme, et selle plussmärgilise labidakese. Sel juhul ka kuul sai juba plussmärgilise laengu. Niimoodi. Mis nüüd juhtub? Me nägime, et kui me selle labidakese pisut eemale võtsime, siis see kuul hakkas meie labidakese eest ära põgenema. Seega sama märgiliselt laetud kuul tõukub sama märgiga laetud labidast. Ehk mõlemal on plusslaeng ja nad tõukavad üksteist. Sama märgiliselt tehtud laengud, nemad tõukuvad. Aga nüüd me võtsime selle teise labidakese. Teine labidakene on ju laetud siis teistsuguse märgiga laenguga, näiteks miinuslaenguga siin. Ja mis me nägime, oli see, et selline labidakene meelitas selle kuuli hoopis endale lähemale. Seega järelikult erineva märgiga laengud, nemad tõmbavad üksteise poole. Pluss ja miinuslaeng. Nii et füüsikas kehtib siis selline reegel, et erineva märgiga laengud, erinevad laengud, neile meeldib üksteise juurde tulla. Samasugused, nemad hoiavad üksteisest eemal. Seega elektrilaengutega kehtib meil selline seadus, et vastandid tõmbuvad ja samasugused tõukuvad. Aga kas sellel ka mingisugune rakendus võiks olla? On küll. Näiteks üks selline masinavärk, mida nimetatakse elektroskoobiks. See lihtsa seadmega saab mõõta elektrilaenguid ja hinnata, kas nad on, kumb on suurem ja kumb on väiksem. Mis meil siin sees on üks metallist varras ja selle küljes kõigub üks osuti. Joonistame selle siia üles. Meil on elektroskoobi keere, mille sees on üks
varras ja selle küljes on üks osuti. Kui me nüüd selle varda ära laeme, näiteks plusslaengur, siis laadub nii varras kui ka see osuti siin. Aga need mõlemad on ju laetud samamärgilise laenguga. Seega nemad tõukuvad. Osuti lükkab ennast sellest vardast kaugemale. Seega mida kaugemale ta vardast ennast lükkab, seda suurema laengu me oleme sellele vardale andnud. Sedasi siis töötab elektroskoop.